No Reformierakonna selline kampaania üdi üldiselt ikkagi alati on olnud parem tulevik. Meie põhisõnum on, et Eesti ei vaja igasugust majandust, eriti sellist majandust, kus võitjad on järjest vähem ja kaotajad järjest rohkem. Sotsiaaldemokraatide sõnum neil valimistel on igaks loeb. Ning sotside valimiskampaania märksõnadeks on kodu, toimetulek ja turvalisus. Tutvustada lasi erakond seda täna tehisintellektil. Olen näinud, kuidas noored lahkuvad, sest kodukohas ei ole töökohti. Aga see ei pea nii olema. Lisaks lubatakse elavdada ettevõtlust, luua rohkem töökohti, valitseda ausalt ning luua parimat elukeskkonda kõigile. Kui sotsiaaldemokraadid räägivad inimestest, siis Reformierakonnal on fookuses inimeste rahakott. Kas seekordsetel valimistel on ainult palju juttu või ka tegusid? No loevad ikka teod, et kõige olulisem on kaitsekulude kasv. See oli üks esimesi otsuseid, mille me pärast sotside valitsusest lahkumist tegime. Kaitsekulud tõusevad 5%-ni. See tähendab miljardeid rohkem raha, et Eesti riik oleks kindlalt kaitstud. See on oluline majandusele kui peredele. Teine on maksusüsteemi korda tegemine, sest oleme ausad, see sai ikkagi sotside valitsuses olles päris kõvasti pihta. See tähendab seda, et kaob ettevõtete kasumimaks, ettevõtjatel läheb elu paremaks, kaob esimesest eurost tulumaks eraisikutele, see puudutab pensionäre, palju väiksema sissetulekuga inimesi. Erinevates omavalitsustes tehakse loomulikult erinevat programmi, eks ikka vastavalt sellele, mida inimesed seal piirkonnas vajavad. Meie tahame teha Tartust linna, kuhu inimesed tahavad tulla elama ja kus neil on lihtne leida omale kodu. Ehk siis kõige tähtsam asi on kodu laiemas mõttes. Et kodud oleksid kättesaadavad, et kodukulud oleksid jõukohased, et lasteaiad ja koolid oleksid kodu lähedal, et eakad leiaksid hooldekodu teenuse või koduhoolduse. Küsimus on see, et kas me lähme edasi nende muutustega, mis viimase aasta jooksul on tehtud, nende reformidega, mis on sotsiaaldemokraatide juhtimisel käivitatud, lähme nendega edasi või siis on tagasiminek sellesse aega, kus Tallinna linna juhtimist iseloomustasid pigem sellised hämarad tehingud, võitlused Eesti riigi võimu erinevate otsuste vastu. Reformierakond lubab töötada ka rasketel hetkedel tuleviku nimel. Nüüd tuleb erakondadel vaid inimesi veenda, et töö tegemiseks piisavalt hääli kokku saada. No ma ootan nende inimeste toetust, kes arvavad, et nende jaoks läheb korda hästi hoitud riik, mis on kaitstud, lihtne asjaajamine, majanduse kasvatamine, lihtne bürokraatia, lastega perede teemad ja see, et tööinimestel oleks elu lihtsam. Need inimesed võiksid meid toetada ja meis leida vastused. Need valimised on ju tegelikult otsene tagasiside teie tööle. Mis te arvate, kui hästi oma tööga hakkama saite? No eks seda siis 19. oktoobril näeme.